Mulle tundub, et veel ei ole muutunud paranoiliselt kahtlustavaks, aga see tõenäoliselt juhtub niipea, kui tõepoolest tõendamiskoormis liiga paljudes kohtades ümber pööratakse. Mina kaldun nõustuma Paavo Randmaga. Tõsi, ma mõistan väga hästi ka naistearstide ja psühholoogide muret, ega inimsuhted ongi keerulised ja kahjuks vägivalda tuleb kogeda paljudel. Aga sellepärast ongi hea, et eri elualade inimesed teevad koostööd ja arutavad omavahel. Et ühtedel oli õigus selline ettepanek teha ja minu arvates meil juristidena on kohustus selgitada, et see ei pruugi viia nende tulemusteni, mida me loodame. Ja minu tunnetus ka ise ju naisena on see, et vastassugupooltega üldse inimeste suhteid ei tohiks ära mürgitada nagu ette kahtlustamise ja sellise teise inimese alati vaenlasena või ohuna tajumisena. Et küllap tuleb väga sageli nii tööelus kui kodus ette neid olukordi, kus tahtmatult tehakse teisele sõna või teoga haiget. Et lihtsalt ei teadnud, kuidas teine sellest asjast aru saab, kuidas ta seda vaatab. Ja nendes olukordades minu meelest, kui see oli tahtmatu, ma ütlen veel kord, kui see ei ole teadlik näiteks vaimne ahistamine, mis võib viia enesetapukatseni, või kui see ei ole füüsilise jõuga teise inimese tahte alla surumine, tema alandamine, talle viga tegemine. Vaid kui me räägime, et see oli mingi tahtmatu käitumisviis või sõna, mingisugune lõõpimine näiteks, mis tegi haiget, aga ei olnud nii mõeldud. Et siis mulle tundub, et siin esimese asjana ei peaks tulema kriminaalmenetlus või ümberpööratud tõendamiskoormis. Ja ma väga kardaks seda olukorda, kus näiteks naissoost ülemus ei saa enam palgata meessoost kolleege ja vastupidi, sellepärast, et ta teab, et ta mitte kunagi näiteks tööle kriitilist tagasisidet ei saa anda kinnise ukse taga, silmast silma, vaid alati peab see olema juuresolijate ees, mis omakorda viib ju vaimsete kannatusteni, kiidetakse rivi ees, laidetakse omavahel, või siis, et sa teed seda kirjaga. Minu elukogemuses kirjaga saadetud laitus tähendab seda, et veel 2 korda ja vallandamine. Aga tihtipeale pole ju asi selles, vaid sa tahad lihtsalt teisega omavahel rääkida, olgu ta siis vastassoost või noorem või vanem või mis iganes, mis need kriteeriumid on. Vahel ka ülemus eksib. Aga need küsimused, mida teravas toonis esitatakse, võivad vähemalt esialgu mõjuda kui täiesti lammutav kriitika. Ja kui sa nüüd teed seda kogu kollektiivi ees, et siis see võib ju tähendada, et see inimene ka tunneb, et ta on täiesti surutud, mitte üks ühe vastu, vaid ülejäänud, kes noogutavad ülemusele lahkelt kaasa. Nii et selliste olukordade vältimiseks, et enam vastassoost inimest palgata ei julge, sest sa juba tead ette, et sealt saab tulla suure tõenäosusega probleeme, et mõni sinu sõna või vestlus või lahke pilk paneb sind pärast tont teab mida tõendama, see ei ole hea. Ja ma kardan, et nii nagu Paavo Randma kirjutab, et kodusuhetesse riigi silm nii kaugele ajada, et ega see ka lõpuks ei õnnestu. Et ikkagi mina väga soovin, et kogu elu ei koli internetti ja see eakohane õrnus ja armastus, mis inimeste vahel on, et see saab olla nii, nagu ta on. Et vabalt, õrnalt, lahkelt ja kui keegi kellelegi liiga teeb, et siis ka võimalusega sellest märku anda, nii et teine pool siis ka õpib. Ja mida olen osanud anda nõu siin lõpetuseks, et tõesti kindlasti on ka tänapäeval neid olukordi, kus inimene töö juures tunneb ennast ahistatuna. Ja siis seal minu arvates on kõige toimivam soovitus, et sa ei pea minema ahistaja juurde kabinetti, aga saada talle lahkes toonis lühike ja selge kiri. Et eile juhtus meil niisugune asi, usun, et sa ei tahtnud midagi halba, mind tegi see kurvaks, minu jaoks oli see häiriv, mina tundsin ennast halvasti. Palun teeme nii, et see enam ei kordu. Rõõmsalt edasi. Mida pärast seda kirja tõenäoliselt ei ole võimalik sind ka vallandada päris tükk aega. Nii et ühesõnaga mina oleks pigem Paavo Randmaga nõus ja et ma mingil juhul ei taha sellist riiki, kus kehtib saksakeelse sõnaga öeldest generaalverdacht ehk üldine kahtlustus ja kus inimene peab igal hetkel olema valmis tõestama, et kogu elu ta pole midagi halba teinud ega tahtnud. Ja siis vastavalt pidevalt koguma tõendeid kõikidest oma suhetest kõikidega, ma ei tea, kas siis salvestama või mida tegema. Et see on tupik.